No nii, tervist, Ingemar Teever. FC Levadia hooaeg on poole peal, ise oled ka pool hooaega kaasa teinud jällegist. Kuidas sa senimaani oma hooaega hindad? Eks ta raskelt on tulnud, et mõned helge momendid ka sisse, aga ikka see hooaja valmistus vahele, ettevalmistus jääb vahele, siis on päris raske ikka saada heasse vormi kiiresti ja konditsiooni, et pluss see aasta, mis ma mänginud, on ka kindlasti mõju andnud, aga suures plaanis kõige hullem ei ole ja olen saanud mänguaega ka, et alati võiks rohkem olla, aga siin hooaja lõpupoole või viimased mängud on täitsa viisakalt läinud. Vaatame, läheb teravalt sinna ette lööma ja kohe lööb. Väravaid mees lüüa oskab. Tuleb Teever ja paneb selle jala seal eest nurgast vahele ja pall on väravas ristnurgas. Just hiljuti ühines Tarmo Kink FC Levadiaga, et kuidas sina näed, millist lisaväärtust ta meeskonnale annab? No trennis on kindlasti juttu rohkem, et enne ja peale trenni, et nädalakese on olnud, et tema hääl on kosta kõigile ja väga palju, aga kui nüüd natuke mitte naljatada, siis nagu ta juba viimane mäng näitas, siis või meil värav oli ääre peal aktiivne, Infoneti vastu samamoodi, et üks lisakäik on juures meil ja veel kogemusega lisakäik, et selles suhtes kindlasti ma isiklikult loodan, et hooaja lõpuni paneb samamoodi edasi ja suudab veel käigu juurde panna, et siis saame seal suures mängus ka rohkem kaasa rääkida. Super. Hetkel on vahe Floraga kärisenud 10 punkti peale ja Kalju on nüüd meist 3-ga ees. Et kas FC Levadia plaanib tiitlivõistlusesse naasta? Ei, loomulikult, et mängida on veel piisavalt ja nagu me oleme öelnud, et oma töö peame meie ära tegema, et meil ei ole vahet, mis seal teised teevad, et kui meie oma töö nüüd korralikult toe lõpuni teeme, et siis näeme, mis seisul, mis kohal me oleme ja kas sellest piisab, et see ongi meie peamine eesmärk, et esiteks mäng korraga, pluss siis võtame kõik, proovime endast maksimum anda ja siis näeme, mis sealt lõpuks välja koorub. Super. Või õigemini selgitas kohtunik Artem Davõdovile, et Ingemar Teever 2 minutit väljakul olnud ja seis on 4-0. See on klass. Ja sel laupäeval kell 4 Kadrioru staadionil on siis mäng Pärnu Vaprusega. Et millise mänguplaaniga Levadia peale läheb? Kui meil natuke viimasel ajal on probleeme värava löömisega, siis ma arvan, et me lähme hea tujuga ja kindlasti üritame saada tagasi seda ründemängu rütmi, et lüüa palju väravaid, pakkuda publikule midagi ilusat ja just leida see enesekindlus ründefaasis, et tähtsad mängud on tulekul, et mitte nüüd meil Pärnuga kerge mäng peaks tulema, aga Kadrioru hea väljak ja tahame kindlasti teha head mängu ja just see ründemängu üles leida. Super, ja midagi publikule ka laupäevaks? Jaa, kindlasti, et tulge staadionile ja toodake meid ja siis näete loodetavasti ka palju väravaid. Super, suur tänu! Aga palun!